näiteks ma tegin GoFundMe ja selle ma sulle saatsingi Jay eluaegse vangistuse kohta. Tead mis, ja ole nagu, kuidas see üldse mõistlik on. See on kõige naljakam kohtuasja, mida ma kunagi kuulnud olen. Meil on külas Reckless Ben Schneider, mees, kes on viiruseks muutunud väidetava varastatud Lego skandaali taga, mis on sotsiaalmeedias tormi tekitanud. Ma tahan kuulda tema arvamust toimuvast ja sellest, kuidas ta navigeerib nende kriminaalsüüdistuste ja kohtuasja vahel, millega ta nüüd silmitsi seisab. Tere tulemast saatesse Sidebar, mida esitab Law and Crime. Mina olen Jesse Weber. Olgu, enne kui me sellega alustame, kas sa teadsid, et isadepäev on kohe-kohe käes? Jah, ma ei saanudki sellest aru. Ja kui sa otsid seda täiuslikku kingitust kõigile isadele, siis ma tahan sulle tutvustada Chef IQ Sense nutikat lihatermomeetrit. See on saladus, kuidas valmistada restorani tasemel toitu ilma stressita. Nii et olenemata sellest, kas oled kogenud grillmeister või proovid sen suvel lihtsalt mõned steigid grillile visata, see nutikas termomeeter muudab mängu täielikult. Enam ei ole üleküpsetamist. Enam ei ole seda, et ma arvan, et see võib olla valmis. Ei. Coke IQ ütleb sulle täpselt, millal su liha on igas etapis valmis. Sa lihtsalt asetad juhtmevaba anduri, valid oma eelistused ja siis ootad rahulikult. Sa oled rahulikult, kuni ootad äpi märguandeid ilma, et peaksid üldse grilli kohal passima. See töötab ka ahjude, suitsuahjude, pliitide ja kuuma õhu fritüüridega ning iga valguga alates veiseliha ribist kuni kanatiibade ja lõheni. Tõsiselt, sel isadepäeval on aeg panuseid tõsta. See pole sõnamäng, kokka enesekindlalt. Kasuta koodi SIDEBAR, et saada kogu saidil 40% allahindlust aadressil chefike.com. Okei, kui sa oled viimase 2 nädala jooksul üldse internetis olnud, oled ilmselt näinud sellest palju klippe. Me just tegime selle kohta kõrvalteema. Üks YouTuber pannakse käeraudadesse, toimub politsei haarang. Vaidlus Lego pärast, mis kuidagi hõlmab jälitussüüdistusi, tsenseeritud kehakaamera salvestis, GoFundMe, mis on kogunud üle $400,000. 400 000. YouTuber on Benjamin Schneider. Ta kasutab nime Reckless Ben. Peaaegu 1 miljon tellijat. Tema kogu bränd seisneb selles, et ta läheb nende kallale, mida ta nimetab korrumpeerunud organisatsioonideks, sektideks, kummitusmajadeks ja probleemsete noorteasutusteks. Põhimõtteliselt usub ta, et on olemas kriminaalasju, mis ei saa piisavalt tähelepanu. Ta läheb ja tegeleb nendega ise. Nüüd näib, et ta leiab seaduselünki. Ta dokumenteerib kõik ja paneb nad kinni. Ajakirjanik on natuke imelik sõna, ma olen YouTuber. Inimesed saadavad mulle lugusid e-posti teel ja siis ma lähen asja uurima. Põhimõtteliselt on need tavaliselt korrumpeerunud organisatsioonid. Ma lähen asja uurima ja ma arvan, et see, mis mind teistest eristab, on see, et ma ei piirdu ainult kajastamisega. Ma viin asja järgmisele tasemele ja panen nad tegelikult kinni. Nii et tema viimane sihtmärk on ettevõtte nimega Bricks and Minifigs. See on Lego edasimüügikett, mille peakontor asub ilmselt Utahs. Siin on taustalugu. Ühel Oregoni perel isal ja tema pojal oli tohutu Star Warsi Lego kollektsioon. 100 komplekte, 1000 haruldasi minifiguure, mille väärtus oli umbes $200,000. Plaanis oli see kollektsioon müüa komisjoni müügi korras Bricks and Minifigs frantsiisi kaudu. Pood müüks Legod maha, võtaks oma osa ja pere saaks ülejäänu. Aga Beni sõnul, kui emaettevõte selle frantsiisi üle võttis, keendusid uued omanikud, keda tuntakse või väidetavalt tuntakse nimedega Joshua Johnson ja Brandon Best, kollektsiooni tagastamast või perele raha maksmast. Ja pere väidab sisuliselt, et neid peteti, neid rööviti. Nüüd sekkus Ben ja aitas neil väidetavalt kohtusse kaevata, kuid ta väidab, et selleks, et vältida kogu kohtuprotsessi läbimist, otsustasid omanikud poe sulgeda, poe kinni panna. Nii et Ben esitab lõpuks väidetavalt uue hagi, seekord nende isiklikult vastu. Nad elavad Utahs. Nii et Ben lendas väidetavalt sinna kohale, et neile inimestele need kohtudokumendid ametlikult kätte toimetada. Ja just seal läkski kõik viltu. See on see, mida Ameerika Ühendriikide kohus nõuab, et sa teeksid. Me lihtsalt järgime valitsuse juhiseid. Ta ei taha seda paberit, nii et... Ta ei ole sellel paberil. Kas see on sinu jaoks tagasi? Okay? Ta tahtis, et sind eemandataks. Okay? See ei ole siin müügil. Kas sul on relvi või midagi sellist kaasas? Ei, okei, oota korraks, ma otsin selle ülesse. Sest me oleme praegu vahistatud jälitamise eest. Nad arreteerivad mind, sest see tüüp varastas hunniku legosid. Ja teda süüdistati ka selles, et ta saatis inimesi maja juurde siiti üles panema. Ja siin läkski kõik väga segaseks. Politsei kutsuti mitmel korral mitme päeva jooksul. See oli märtsis. Nad tegid ilmselt reidi Airbnb-sse, kus Ben peatus. Nad arreteerisid ta. Benile esitati nüüd süüdistus jälitamises ja sihitud elamupiirangu rikkumises. See on täielik segadus.
ja just sel nädalal postitas Ben uue video, väites, et keegi häkkis American Forki politseiosakonda ja avaldas toimetamata kehakaamera salvestise. Keegi tõepoolest häkkis American Forki politseiosakonda ja avaldas kõik minu suhtlused nendega toimetamata kujul. See siin on andmesalvestis, mille mina sain koos toimetustega. Ja see on uus toimetamata salvestis. Nüüd ütleb American Forki politseiosakond, et nad lihtsalt tegid oma tööd. Nad reageerisid ahistamise ja jälitamise teadetele. Nad on avaldanud kehakaamera salvestised, nad on andnud välja avaldusi. Ja ma loen teile ühe neist kohe ette. Tegelikult ütlesid nad sisuliselt, et nad mõistavad, et on palju inimesi, kes on selle olukorraga internetis kursis olnud ja kellel on selle ärivaidluse suhtes tugevad tunded. Kuid samal ajal märkisid nad, et nende vastutus Utahs ei olnud otsustada, kellel oli ärivaidluses õigus. Nende vastutus oli reageerida sellele, mida nad sisuliselt nimetasid ebaseaduslikuks käitumiseks. Ja nad ütlevad, et asjaolu, et keegi võib uskuda, et talle on rahaliselt liiga tehtud, ei vabasta kedagi ahistamist, loata sisenemist, jälitamist või muud nende jurisdiktsiooni alla kuuluvat käitumist reguleerivatest seadustest. Nüüd, Ben on alati öelnud, et me ei räägi kogu lugu. Mida me siis tegime? Me nägime palju kommentaare internetis, et see näib olevat ühepoolne, et te peate kuulama ka Beni versiooni. Me saime Beni kätte. Olgu, las ma toon ta kohe siia. YouTuber Reckless Ben Schneider, hea sind jälle näha. Ma rääkisin sinuga vaid mõned tunnid tagasi oma News Nationi saates Jesse Weber Live. Mul on tõesti hea meel, et oled siin sidebaaris, sest tead, öösel on mul vahel piiratud aeg rääkida. See on põhjalikum vestlus. Ma tahan nüüd detailidesse minna. Aitäh, et aega leidsid. Alustan kõige loomulikumast kohast. Miks ja kuidas sa üldse sellesse Legoloosse sattusid? Kuidas sa sellest teada said? Põhimõtteliselt olen ma internetis omandanud maine inimesena, kes lahendab kuritegusid, mida politsei ei suuda lahendada. Eelmise video lõpus said mul põhimõtteliselt ideed otsa, nii et ma tegin spetsiaalselt selle jaoks e-posti aadressi, kuhu inimesed saaksid mulle ideid saata. Ma ütlesin, et kui sul on mõni idee või probleem, mida politsei ei suuda lahendada, siis ma proovin selle sinu eest lahendada. Lihtsalt kirjuta mulle siia. Ja ma sain ilmselt umbes 10 000 e-kirja. Ja see tundus lihtsalt üks kõige ebaõiglasemaid juhtumeid nende kõigi seast, kus oli üks tüüp, kelle pere kulutas kogu oma elusäästu maailma suurima Star Warsi Lego kollektsiooni kogumisele. See oli nende jaoks väga suur asi. Ja siis nad annavad selle kollektsiooni ühele poele, usaldades, et see pood müüb selle nende eest maha ja lõpuks nad saavad selle eest peaaegu mitte midagi tagasi. See oli nagu, kuidas see üldse võimalik on? Nagu Ameerikas, kui sa midagi varastad, siis peaksid ju selle eest karistada saama, eks. Kuidas saab suur korporatsioon lihtsalt pääseda nii suure vargusega ja mitte mingit tagajärge ei ole? See on hullumeelne. Nii et ma mõtlesin, et ma lihtsalt lähen ja kuulan ära ka nende versiooni tead. Ja kui ma poodi läksin, siis sa näed ise, mis juhtus. Nad lihtsalt kutsus mu peale politsei ja see oli hullumeelne. Las ma lähen korra tagasi. Kui sa sellest loost teada said, siis sa võtsid nendega ühendust, eks? Millal see hagi esitati? Mis oli esimene asi, mida sa tegid, kui sa selle perega ühendust võtsid, kes minu teada elab Oregonis? Mis oli esimene asi, mida te tegite? Ma lihtsalt kuulasin tema lugu ja siis ütlesin, et ma olen sinu versiooni ära kuulanud, nüüd tahan ma kuulda ka nende versiooni. Ja siis ma läksin poodi ning tema kutsus politsei ja ütles, et ma ahistan teda. Ja tema oli määga, et sa ahistad mind. Ma ju ainult kõige viisakamal moel ütlesin, kuule, ma arvan, et mu sõbral on teie poes mõned legod. Ta küsis, kas ta võiks neid tagasi saada ja teie ütlesite, et ta rikub poe territooriumi. Ma lihtsalt tahtsin teada, kas ma saan need tema eest tagasi. Ja tema kutsub teise töötaja ning ütleb, mind ahistatakse praegu. Ja siis helistab ta 911. Ütleb, politseid ei kuule seda, aga siin on hull inimene, kes mind ahistab. Ja nii see siis läkski, ma arvan. Ja millal see oli? Sest see erineb kõigist nendest kehakaamera salvestistest, mis on meediasse jõudnud. Ja Oregonis politseinikud tegelikult ei kanna kehakaameraid. Meid ei nõuta Oregoni osaviigis. Nii et kahjuks ei saanud ma Oregonist ühtegi kehakaamera salvestist. Aga see oli päris lõpus. See oli just üks viimaseid septembripäevi tõenäoliselt. 29. september ütleksin. Ja see oli aastal 2020-2025. Ja, siis see kõik algas, ma arvan. Millal hagi esitati? Esimene neist. Me esitasime ühe hagi ja siis nad sulgesid kogu poe. Nii et see tegelikult ei toiminudki. Ma arvan, et nad sulgesid poe, et vältida meile maksmist. Nii et nad mõtlesid, et kui me ei saa OÜ-d kohtusse kaevata, siis paneme poe kinni, siis kaevame nad lihtsalt isiklikult kohtusse, eks.
ja see hagi esitati ilmselt paar päeva enne, kui ma Oregoni läksin, ma ütleksin. Teisisõnu, sa ei saanudki seda kohtusse viia, žürii ette viia ega asja arutada. Nad panid poe kinni, nii et polnudki enam midagi teha. Nii et sa otsustasid nüüd minna Utah'sse, et härra Johnsoniga silmitsi seista, eks? Ja selgita meile, mis seal juhtus. See on nii pikk lugu. Kõigepealt, enne kui sa kohtuasja algatada, pead pidama niinimetatud heauskse vestluse. Ja ma mõtlen, et igas osariigis on see erinev, aga Marion County kohtus Oregonis, Utah's on see nende protseduur, ma arvan. Sa pead esitama tegeliku kontrollitavat tõendid selle kohta, et sa proovisid asja kohtuväliselt lahendada, enne kui sa saad kohtusse minna. Nii et ma lähen Joshi majja, et temaga lihtsalt see asi läbi rääkida, nagu kuule, me ei taha siin kohtusse kaevata, kas me saame selle täiskasvanulikult lahendada, eks. Ja ta kutsub mu peale politsei ning nad lasevad mu loomulikult minna, sest ma ei teinud midagi ebaseaduslikku. Ja siis ma mõtlen, okei, meil oli see heatahtlik vestlus, mu kohtuasja võetakse menetlusse. Nii et järgmine samm on dokumentide kättetoimetamine. Ma ei saa ise dokumenti kätte toimetada, sest olen kohtuasjaga seotud, aga ma lihtsalt panin selle sõna otseses mõttes oma Instagrami loosse. Ja ma olin nagu, hei, kas keegi tahab mind aidata ühe videoga? Ja keegi võttis ühendust. Ja mul oli natuke halb tunne teda üksi sinna saata, sest ta on nagu tüdruk, kes läheb selle ebastabiilse, natuke hullumeelse tüübi juurde, kes sõna otseses mõttes eelmisel päeval valetas. Ja me arvame, et ta tegi valevaistamise öeldes, et meil oli autos heroiini, sest eelmisel päeval otsiti meie autot 3 tundi, nii et see tüüp on ebastabiilne. Tegelikult saime hiljem teada, et oli hea, et ma temaga kaasa läksin, sest ta ütles, et laseb järgmise inimese maha, kes tema territooriumile astub ja midagi sellist, ta ütles seda politseile. Nii põhimõtteliselt istusime autos tema kõrval, me saime politseilt loa, me küsisime, kas see on okei, kui me seda teeme, me istume tänaval. Me maksame makse, tead küll, nii et meil on õigus tänaval olla, nagu kõnniteel. Ja kui ta välja tuleb, siis anname talle tema paberi üle. Ja politsei ütles, et jah, see on okei. Nii kaua, kui te olete tänaval, lihtsalt ärge minge. Sina, Ben, ära mine tema territooriumile, nii et me ootame, kuni ta välja tuleb ja siis annab tüdruk talle tema kohtupaberi üle. Aga enne, kui me seda teha saime, kutsus ta meie peale politsei. Ja alguses olid politseinikud nagu, okei, ma saan aru, mida te siin teete, see on seaduslik viis selle teha, nad lahkuvad. Tema kutsub politsei uuesti meie peale. Ma arvan, et politsei lihtsalt lahkus ja tuli tagasi ilmselt 2 või 3 tunni jooksul, kuni lõpuks Josh suutis politseinike veenda, et see on võlts kohtuasi. Ja me näeme seda redigeerimata kehakaamera salvestises, kus ta ütleb umbes nii. Ma arvan, et ta ütles, et see on miljard, miljon ja miljard, triljon% võlts, nii ta täpselt ütleski. Ja nüüd on ta politseijaoskonda täielikult veennud, et tegemist on võlts kohtuasjaga. Nii et politseinik tegelikult helistabki kohtusse, kontrollib üle, et tegemist on päris kohtuasjaga ja alles pärast seda nad arreteerivadki mind, ma arvan. Nii et võtame selle korraks lahti. Miks mitte kasutada kohtudokumentide kättetoimetaja teenust, eks? Ma saan aru. Ja me rääkisime sellest eile õhtul, et sa võid põhimõtteliselt paluda kellelgi teisel need dokumendid kätte toimetada. Aga kui sa pöördud professionaalse kohtudokumentide kättetoimetaja poole, kellel on selleks ettevõte ja kes teeb seda kogu aeg, kas see oleks olnud ehk parem lahendus? Sest võib-olla oleksid korrakaitsjad, võib-olla oleks Johnson selle vastu võtnud, nagu sa räägid. Nad oleksid seda tõsisemalt võtnud. Miks mitte lihtsalt kasutada kohtudokumentide kättetoimetaja teenust? Nii et lõpuks me tegimegi seda. Me lõpuks lasime kellelgi ametlikult, näiteks politseiosakonnast, need dokumendid paar päeva hiljem kätte toimetada. Nii et me tegelikult tegimegi seda, nii et me saime dokumendid kätte. Esimest korda ma arvan, et pidime seda tegema. Tead, see maksab $100. Mul oli rahaliselt raske, ma ei olnud ilmselt 9 kuud ühtegi YouTube'i videot postitanud, nii et mul oli sisuliselt ainult viimane $1 järel. Ja miks maksta raha selle eest, et keegi dokumendid kätte toimetaks, kui ma saan seda ise tasuta teha? Tead ju küll. Ma ei tea, see on lihtsalt minu mõttekäik. Ma arvan, et küsimus on selles, kas sa arvad, et sa läksid üle piiri, sest õiguskaitseorganid ütlevad, tead küll, ja nad ütlesid seda ka oma vastuses, millest me räägime, aga põhimõtteliselt nad viitavad sellele. Ma tean, et paljud inimesed jälgivad seda juhtumit. Ma tean, et inimestel on selle kohta tunded. Ma tean, et inimesed jälgivad, mis juhtus nende inimestega, selle perega Oregonis, aga samal ajal ei tohi sa piirist üle astuda. Kas sa arvad, et kui nad väidavad, et sa jälitasid või ahistasid, mis on sinu vastus õiguskaitseorganitele selle kohta? See tundub nagu vabandus.
ma ütleksin, et kui ma ei tahaks, et mulle kohtupaberid kätte toimetatakse, kui ma teaksin, et olen süüdi ja ei tahaks neid saada, kui ma oleksin keegi, kes teab, et on süüdi ja tõesti ei taha kohtusse minna. Ma ütleksin, et kohtutäitur jälitab ja ahistab mind. See oleks vabandus, mida ma kasutaksin, kui ma oleksin süüdi. Sest seadus ütleb, et kohtupaberite kätte toimetamine ei ole jälitamine ega ahistamine. See on seaduslik viis seda teha, nii ütleb seadus. Mina ei ole see, kes seadusi teeb. Kui saaks, siis ma isegi ütlesin politseinikele, et kui ma saaksin lihtsalt saata neile meili või helistada, siis oleks see lihtne, aga mingil põhjusel kohtusüsteem nii ei tööta. Ja seal oli piir, see oli tema kinnisvara ja ma ei ületanud seda. Aga kuidas on nendega, kes läksid kinnistule, eks? Või väidetavalt läksid kinnistule? See oli tead kehakaameras. Seal küsiti, et kes on Benjamin Adams sinu jaoks? Ta oli lihtsalt suvaline inimene, kellega ma kohtusin Instagramis. Ta haldab Instagrami lehte nimega vist Urbex Utah. Ta lihtsalt tuli ja ilmselgelt me üritasime sellest dokumentaalfilmi teha, sest ma teadsin, et päeva lõpuks, kui me ei saa legosid tagasi, kui kõik meie plaanid ebaõnnestuvad, siis video ja vaatajate toetus ei vea alt ning siis ka GoFundMe. Ja tegelikult see töötas. Me tegime GoFundMe ja jõudsime eesmärgini 12 tunniga. Kui palju siis? Eesmärk oli 120 000, sest see on see Lego komplektide arv, mida mulle öeldi, et poes veel alles on. Ja 120 000 oleks see, mis teeks talle kahju tasa. Kuid nüüd oleme juba $400 000 peal. $400 000 $400 000, jah. See on nüüd üle 400 000, issand. Nii et ilmselgelt see filmimine töötab ja ma lihtsalt mõtlesin, et hei, tema ütles, et tal on kaamera. Ma võin siin filmida, kui sa käid ringi, üritad pabereid kätte toimetada ja kõike seda teha. Ma olin nagu okei. Nii et tema lihtsalt hoidis kaamerat ja lõpuks see oligi see, mis raha tagasi tõi. Nii et kõik, kes ütlevad, et ma olen loll, et ma seda filmin, et ma teen seda lihtsalt likeide ja vaatamiste pärast. Ei, ma ei tee seda likeide ja vaatamiste pärast. Ma mõtlen, mingis mõttes need likeid ja vaatamised ongi see, mis toob Brianile selle raha, mida ta tahtis. Sa saad aru, mida ma mõtlen. Nii et mingis mõttes... Kuidas perel nüüd läheb, kui raha on kokku saadud? Nad on ikka veel veidi hirmul, sest nüüd kaebab Bricks & Minifix neid kohtusse ja nad ütlesid, et ainuüksi enda kaitsmine läheks maksma vähemalt $200–300 000, kui see kohtuasjaks läheb. Nad on muidugi väga tänulikud, et nad said Legodest raha, aga tundub, et kohe, kui üks probleem saab lahendatud, tekib kohe uus probleem. Meil oli korraks natuke kergem, aga nüüd on nad jälle hirmul. Aga ma ei tea, ma arvan, et Bricks & Media asi on nüüd nii suureks paisunud. Telliskivi ja Mört oleksid rumalad, kui nad kaebaksid kohtusse need inimesed, kellelt nad varastasid. Aga ma arvan, et nad loobuvad sellest kindlasti. Ma ei usu, et nad loobuvad minu viimasest kohtuasjast, aga ma arvan, et nad loobuvad tema omast. Ja nad süüdistavad teid väljapressimises, eks? Nad süüdistavad teid ka selles. Nad arvavad, et Brian on see, kes palkas mind neid ahistama. See on nende lugu. Tegelikult oli nii, et Briani sõber võttis minuga ühendust, sest ta nägi, kui kurb Brian oli. Ta ütles, vaata, mis kohutav asi juhtus. Kui tahad sellest loo teha, tee sellest lugu ja ma olin nõus. Ja see ongi kõik, millega Brian selles asjas seotud on põhimõtteliselt. Ma arvan, et lastuväide oleks see, mida nad esitavad, et on vahe, kas toimetatakse dokumente või saadeti inimesi selle mehe kinnistule vale ettekäändega. Seal oli üks mees, Christian Morgan, kes ilmselt läks Johnsoni majja, eks? Ja ta oli nagu rohkem usuline tegelane, ütles, et tahtis rääkida. Ma ei mäleta, kas see oli vend Johnson, kuidas ta seda ütles. Ja kas see oli siis nende süüdistuste kohta, et väidetavalt saatsite inimesi sinna vale ettekäändega, et dokumente kätte toimetada või Johnsoniga ühendust saada? Mis oleks teie vastus? Kohus polnud asja veel vastu võtnud, ma arvan, sel ajal. Nii et ta ei olnud seal dokumente kätte toimetamas. Ma üritasin kedagi leida, sest ma püüan endiselt pidada seda heas usus peetavat vestlust, mida kohus nõuab, et meil oleks. Yeah. Ma püüan sellele mõelda nagu Yoshi vaatenurgast, nii et ta ilmselt arvab, et ma olen mingi hull YouTube'i tegelane. Ja isegi kui ma ütlen täiusliku lause, mis oleks kõige mõistlikum, siis isegi seda ta ei kuula. Nii et ma mõtlesin, et okei, kui ma olen lihtsalt mingi rumal YouTube'i tegelane, siis keda ta kuulaks? Tema mormoonide kogukonda, tead küll, meid ta tegelikult kuulaks. Nii et ma leidsin selle tüübi ja ütlesin, et kuule, see tüüp vandus Jumala nimel,
mulle tundub, et see on väga halb tegu ja eriti, kui sa andnud Jumala nimel, et teed midagi, aga siis sa ei tee seda, siis see on tõenäoliselt Jumala jaoks väga solvav. Ta läheb kohta, mida nimetatakse välimiseks pimeduseks, nii usuvad mormoonid. See on põhimõtteliselt nagu põrgu mormoonide jaoks. Ja ma mõtlesin, et kui Joss on tõesti mormoon, siis ta arvab, et ta läheb põrgusse, sest mormoonluses on varastamine vale. Nii et kui üldse, siis ma teen talle teene, näidates mormoonide kogukonnale seda pattu. Ta on selle toime pannud ja võib-olla nad tahavad teda aidata. Et ta ei teeks seda pattu enam, tead, ja võib-olla ta tegelikult kuulab meid. See oligi minu mõttekäik selles osas. See ei toiminud üldse. Aga praegu ma lihtsalt mõtlen igasuguseid kastist välja ideid. Teal ma mõtlen, et okei, võib-olla see töötab, proovime seda, võib-olla see töötab, proovime. Ma lihtsalt viskan ideid õhku. Ja me mõtlesime, et okei, saadame need ideed ära, tead küll. Lõpuks see tegelikult ei toiminud, aga ma arvasin, et tasub proovida, tead küll. Kas sul on olnud Johnsoniga mingit kontakti kogu selle aja jooksul? Kas sul oli kunagi võimalus temaga rääkida? 3 telefonikõnet temaga, kui ma esimest korda Oregonis olin. Ma arvan, et see oli esimeses videos, mille ma postitasin. Ja siis, kui need poe sulgesid, said need lõpuks teada minu YouTube'i kanalist. Ja pärast seda rääkisin ma temaga veel vahenduse käigus, sest me suutsime talle edukalt dokumendid kätte toimetada ja viisime ta vahendusse. Ja nüüd ilmselt on meil varsti kohus. Ma rääkisin temaga vahenduse käigus, aga kahjuks ei saa ma vahenduses toimunutest rääkida, sest see on konfidentsiaalne. Aga Mida sa saad meile öelda, mida ta ütles? Kas ta ütles näiteks, kus legod on või midagi sellist? Vahenduses? Ei, ma sooviksin, et saaksin. See on nõme, sest ma tahtsin seda väga filmida, aga see on väga ebaseaduslik, sest jah, see on mõnes mõttes loogiline, ma arvan, sest kui ma saaksin seda filmida, siis nüüd oleks Joss vähem valmis oma lugu rääkima, sest ta arvab, et teda filmitakse. Ja kui ta teab, et ma lihtsalt räägin edasi, mida ta ütles, siis ta on veelgi vähem valmis vahenduses rääkima. Nii et ma võiksin tõenäoliselt pahandustesse sattuda, kui ma saladuse välja räägin. Aga ma ütlen lihtsalt, et ta valetas kindlasti vahenduses. See kõik oli üks suur vale, aga ta kasutab ilmselt sama argumenti ka kohtus. Nii et mida iganes ta vahenduses ütles, selle üle saab ilmselt lihtsalt nalja teha. Ben. Kas sa teed seda kõike üksi või esindab sind keegi, kes on sulle nõu andnud? Täitsa üksi. Või midagi sellist? Jah, kõik on minu enda tehtud, sellepärast need ideed nii rumalad ongi, sest mina mõtlesin need välja. Pärast kõike seda, mis juhtunud on, kas nüüd advokaadid võtavad ühendust ja üritavad midagi teha? Jah, ei, minuga võtavad ühendust sõna otseses mõttes Ameerika Ühendriikide parimad advokaadid ja ma kavatsen nad palgata nüüd enda kriminaalkaitseks. Ja ma arvan, et ma kaeban politsei osakonna kohtusse tsiviilõiguste rikkumise eest kõigi oma sõprade nimel, kes arreteeriti ebaõiglaselt, sest nad ei teinud sõna otseses mõttes midagi. Isegi ma arvan, et ma aitan neil advokaadid saada. Aga siiani olen kõike ise teinud, sellepärast ongi ideed väga rumalad, sest ükski advokaat ei soovitaks neid. Ja mida ma tegin? Kas sul on praegu kriminaalsüüdistused esitatud? Jaa, mitu tükki. Nii et... Millega sa silmitsi seisad? Esimene asi on jälitamine, kui me proovisime neile kohtupabereid kätte toimetada. Teine asi on jälitamine, kui ma tegin GoFundMe lehe. Nad ei saanud mind varastatud legode pärast süüdistada, sest ilmselgelt tungisid nad mu majja. Seal polnud legosid. Nad üritasid mind kätte saada. Selle eest süüdistati sind mingil hetkel. Sind süüdistati legode varastamises. Jaa, jumal küll. Vabandust. Ma sain teada, et see ei ole legod. See on lego. See on mitmus. Ma sain sellest teada. Jah, ma sain ka just sellest teada umbes 2-3 päeva tagasi. Ma arvasin alati, et see on lego. Tõenäoliselt ole kogu aeg öelnud legod ka. Ja. Aga sind süüdistati selles mingil hetkel. Nii et nad said läbiotsimismääruse, et otsida mu majast varastatud legosid. Ilmselgelt otsisid nad maja läbi, legosid ei leidnud ja siis arreteerisid lihtsalt kõik sees olijal, kuigi neil polnud alust neid arreteerida. Nad lihtsalt olid majas. Kui sa otsid maja läbi, siis see ei anna sulle alust arreteerida kõiki majas viibijaid, tead küll. Võib-olla võiks öelda, et ma olin selle ära teeninud, sest ma tegin selle GoFundMe. Ma arvasin, et GoFundMe on legitiimne, tead küll, et sellel tüübil on midagi varastatud, toome lihtsalt raha tagasi. Aga ilmselt Utah osariigis neile ei meeldi, kui sa hüvitad midagi, näiteks raha kellelegi, kellelt midagi varastati. Ja nüüd esitatakse mulle kriminaalsüüdistus GoFundMe pärast. Ja siis mul on see asi American Forkis, aga mind süüdistatakse ka provos väljapressimises. Nii et pärast seda, kui ma
põhimõtteliselt lihtsalt rääkisin tegevjuhiga umbes nii, kuule, kas me võiksime palun Legot tagasi saada, ma olin tema vastu päris viisakas ja siis ta helistab politseiosakonda ja ütleb, et vabandust, kutid, see tuleb videos välja umbes 4 või 5 päeva pärast. Ta helistab politseiosakonda ja ütleb, et Ben ütles, kui te kohe Legot tagasi ei anna, siis ma põletan kogu hoone maha ja tulistan kõiki sees olijaid. Ja ma mõtlen, et ma andsin politseiosakonnale sõna otseses mõttes kogu meie suhtluse toormaterjali. Seal pole midagi sellist ja nad esitavad mulle selle eest ikkagi süüdistuse ja see on kuritegu. Nad süüdistavad mind B-klassi kuriteos. Nii et ma ei tea, mis toimub, ilmselt saame kohtust teada, see saab põnev olema, aga jah. Aga muide, kui me sellest kõigest räägime, kas sa kahetsed, et sellesse asjasse sekkusid? Ma mõtlen... Küll, peab ettevaatlik olema. See on äge. Sa ütlesid, et see on äge. Ja kogu mu karjäär on sisuliselt olnud see, et ma panen end väga rasketesse olukordadesse ja püüan leida viisi, kuidas see lahendada. Ja nagu, okei, meil on see tohutu probleem, kuidas me selle lahendame. Ja nüüd tunnen, et mul on päris suur probleem, eks. See ettevõte kasutab üht maailma parimat advokaadibürood, et takistada mind nende kohta dokumentaalfilmi avaldamast ja mind hävitada. Kuidas ma sellest probleemist välja saan? See on tohutu probleem ja ma ei tea, ma arvan, et suudan leida loomingulisi viise sellest välja tulla. See ongi nagu tipphetk see, mille nimel ma elan. Mulle meeldib probleeme lahendada, mulle meeldib teha raskeid asju. Ja just selle nimel ma elangi. Kuidas on olnud tagasiside? Näiteks ma tean, et Patreoni tegevjuht ütles, me tahame sind platvormil näha. Me ei eemalda sinu videoid. Kas sa oled saanud palju toetust internetis, näiteks mõjutajatelt või kuulsustelt? Kuidas need viimased 2 nädalat on olnud? See on olnud hullumeelne, jah. Ma arvan, et iga tippstriimer on nüüd minu videole reageerinud. Jälle, kõik tippstriimerid ütlevad, et see on nagu parim video kogu YouTube'is, mis on hullumeelne. Nagu saad, see on täiesti hullumeelne, kui palju kiitust ma nüüd selle eest saan. Ja, päris palju. Mõned kuulsused on ühendust võtnud. Ma arvan, see on päris hullumeelne. Inimesed, keda ma tõesti imetlesin. See on nagu, vau, see inimene vaatas mu videot ja talle meeldis see. See on nagu nende teema. Sa tead küll, see on nagu, sest nad ütlevad, ma olen su suurim fänn ja mina mõtlen, ma olen sinu suurim fänn. See on hullumeelne. Sa tead küll, see on nagu, ma mõtlen. See lugu on tohutu. See lugu on tohutu. Kõik räägivad sellest praegu. Ja jälle, tulles korraks tagasi, suur osa sellest keerleb kehakaamera salvestiste ümber, eks? Me tegime ühe osa, näitasime kehakaamerat, aga sa usud, et kehakaamera ei räägi kogu lugu, eks? Ja ma arvan, et see oli eile või üleeile, kui tuli välja veel kehakaamera salvestisi. Kas sa saad meile selgitada, mida kehakaamera näitab ja mida kehakaamera ei näita? Ma olin Utah's 4 päeva ja need olid 4 päeva täis politseiga suhtlemist. Ja põhimõtteliselt jah, need olid 4 päeva täis politseiga suhtlemist. Ja tegelikult ainus kehakaamera salvestis, mis lekkis, oli natuke 4. päevast, aga peamiselt 3. päevast. Ja nii me saimegi näha, mida Joss politseinikele rääkis. Ta põhimõtteliselt ütles, et ma ähvardasin poe juhatajat tappa ja tegin igasuguseid hullumeelseid asju. Ja ma arvan, et nüüd on natuke rohkem aru saada, miks politsei mind arreteeris. Lihtsalt sellepärast, kui palju see kõik tundus nagu, tead küll nagu, ja see on nagu grupi surve. Tead küll nagu need ägedad lapsed ütlevad kellelegi, et sa pead kõiki neid narkootikume proovima, sa pead kogu selle alkoholi ära jooma ja nad on nagu jah, ma tean. Ja kui sa lihtsalt survestad neid piisavalt kaua ja piisavalt palju, siis lõpuks nad murduvad ja teevad seda, mida sa neid palusid. Nii et umbes selline tunduski siin olukord olevat. Tead küll, ta lihtsalt anus neid, et me peame selle mehe kinni pidama, see mees üritab mind tappa. Kui te teda ei arreteeri, siis ma tapan ta ise, umbes selline asi, tead küll. Ja lõpuks nad vist olidki nagu, okei, me kinnitasime, et kohtuasja oli päriselt, aga me arreteerime ta ikkagi. Nii et ma arvan, et me saime seda näha. Palju asju on ikka veel varjatud või nad lülitasid oma kehakaamerad välja? Nad lülitavad heli välja, nii et just siis, kui hakkab midagi huvitavat tulema, lülitavad nad lihtsalt kehakaamera välja. Ma tahtsin teada, mida nad öelda kavatsevad. Teisisõnu, sa ei eita seda, mis juhtus, vaid selgitad selle konteksti ja miks sa seal olid. Ja seda on valesti. Põhimõtteliselt ütled sa, et seda kirjeldatakse valesti. Ma mõtlen, las ma küsin nii. See silt, seal oli reporteri silt. Üle tee pandi silt kirjaga. Ma varastasin sureva mehe elusäästud. Kas sina panid selle üles? Jah, kindlasti. Põhimõtteliselt leidsime selle väikese maatüki, see ei kuulu majaomanike ühistule
ja see on nagu hunnik kruusa ja see näeb välja räpane, sest kõik teised maatükid on nagu muru on väga ilusti niidetud ja see maatükk on lihtsalt hooldamata. Ja siis me uurisime välja, see väike maatükk on avalik maa, mida igaüks võib kasutada ja ma panin sinna sildi, millel on kirjas ja plaan oli, et paneme sinna sildi, Jos näeb seda silti, tuleb alla ja võtab selle maha. Boom, ta on oma majast väljas. Anname talle kohtupaberid kätte, boom. Viime ta kohtusse, saame oma raha tagasi, anname selle Brianile. See oli plaan. Ja meil oli sõnavabadus, meil on lubatud inimeste üle nalja teha, tead nagu see ei ole vist autoriõigus, sest me ei väida, et oleme tema. Me teeme ilmselgelt tema üle nalja. See teebki Ameerika suureks. Tead, mul on lubatud inimeste üle nalja teha. Ja ma tunnen, et mul on täielik õigus tema üle nalja teha, sest see silt on täpne. Ta varastas sureva mehe elusäästud ja ma arvan, et ta väärib, et tema üle nalja tehakse. Nii et ma arvan, et ma võtan täieliku, mis see sõna ongi? Ma mõtlen, ma ei suuda praegu seda sõna meenutada, aga ma võtan vastutuse, jah. Las ma küsin sinult enne, kui ma sul minna lasen. Mis saab edasi? Mida sa järgmisena teed? Mis on järgmised sammud, millele peaksime tähelepanu pöörama? No, sa mõtled nagu selle Lego asjaga. Ma arvan, mis edasi saab, nii et ma lähen kohtusse. Nad ütlesid, et see protsess kestab umbes 2 aastat ja kui ma peaksin arvama, siis saab see olema kõige naljakam kohtuasja üldse. Nad süüdistavad mind hunnikus võltsähvardustes, mida ma pole teinud. Nad süüdistavad mind GoFundMe pärast. Nad süüdistavad mind näiteks mormooni tema koju saatmises, et ta viia tagasi taevasse, sest ma arvasin, et ta läheb põrgusse. Nagu, kuidas ma saan süüdistuse? Ma arvan, nad esitavad mulle süüdistuse. Ma arvutasin kõik süüdistused kokku ja maksud, TVT ning see ütles, et ma lähen kõigi süüdistuste eest 147 aastaks vangi. Nad on mulle esitanud umbes 30 süüdistust või midagi sellist. Nii et see on nagu... Ma tegin GoFundMe ja nad üritavad mind eluks ajaks vangi saata. Saad aru, mida ma mõtlen? Kuidas see üldse loogiline on? See on kõige jaguram kohtuasj, millest ma kunagi kuulnud olen. Kuule Ben, ma hindan, et sa tulid siia. Ma hindan, et sa selgitasid olukorda ja võtsid selleks aega. Suur aitäh sulle. Me jälgime seda edasi. Sul on alati võimalus siia tulla ja järgmisi arenguid selgitada. Aga Ben Schneider, sa võid vaadata tema YouTube'i kanalit Reckless Ben. Suur aitäh! Aitäh, et mind kutsusid! Ja see ongi kõik, mida meil praegu Sidebari saates teile pakkuda on. Suur tänu, et meiega liitusite ja nagu alati, palun tellige meid YouTube'is, Apple Podcastis, Spotify's või kus iganes te oma podcaste kuulate. Samuti saate meid vaadata NBC Peacockis. Kui soovite mind jälgida, siis X'is, Instagramis, minu News Nationi saates Jesse Weber Live iga esmaspäevast reedeni kell 23.00 ida aja järgi. Näeme järgmine kord kõik!